Tere hommikust. Mul on siuke tunne, et me oleme vist siin Facebooki lehel praegu mingi 2 laivi järsku. Ühesõnaga siuke segadus oli siin praegu parasjagu, kui ma hakkasin laivi minema, aga ma loodan, et mind on kuulda ja näha. Ma võtan ilusti ette siit selle laivi ka, et ma tahaks kohe alguses tegelikult teiega hakata teie käest küsida midagi. Ma loodan, et kõik toimib, andke mulle teada, kui midagi ei toimi. Aga mu küsimus on see, et ma pole nii kaua aega seda küsimust küsinud, et milliseid turundusampse sa üldse tahaksid näha. Meil on oma plaan selline olemas, meil on tegelikult nagu kava olemas, kes meil järgmine kord tuleb, ülejärgmine kord tuleb, aga palun kirjuta siia kommentaari, et mis teemadest sa puudust tunned. Võib-olla sul on, ma ei tea, mingid päevaülesanded, mida sul oleks vaja ette näidata või mingid suuremad teemad, mida arutada või kutsuda spetsialiste. Ja kui sul on keegi, kas või iseennast soovitada siia turundusampsule rääkima, näitama midagi, siis pane see ka kommentaari. Nii et palun kirjuta siis, millised teemad sind huvitaksid ja mida sa sooviksid, et ette näidata. Et me ikka püüame seda turundusampsu hoida sellise praktilisena ja sellise, et näitame ette ka päriselt, mitte ei räägi ainult, mida kõike vaja teha on, vaid näitame, kuidas teha. Ja täna ma näitan sulle ühte tööriista, mida mina kasutan soovitusprogrammide loomiseks. Neid tööriistu on tegelikult palju, aga selles mõttes on nagu tavaliselt ühe teema puhul need tööriistad on suht sarnase loogikaga ja sarnase nagu ülesehitusega. Nii et võib-olla kui ühe tööriista saab selgeks, siis teised tööriistade õppimine läheb ka natukene kiiremini. Ja nende tööriistade kasutamine turunduses minu puhul näiteks on, ma tahan alati nagu käe külge panna ja proovima hakata seda, et kui intuitiivne see on. Ja ma arvan, inimeste loogikad on erinevad, et võib-olla mõne jaoks nagu tundub üks tööriist nagu lihtsam, teine tööriist natukene kergem, et seda peab lihtsalt proovima. Aga väga tore, siis AI kasutamine turunduses, seda ma tõesti kurre kasutan iga päev, et esimene asi mul, kui ma lahti teen oma veebibrauseri, siis ma tavaliselt avan selle chat OpenAI ka kohe seal kõrval juurde ja see on tõesti üks asendamatu tööriist. Minu jaoks küll muutunud juba, et mina kasutan hästi palju tekstide tegemisel, aga ma ei saa sealt copypaste kindlasti võtta, sest ikka peab nagu kas siis nagu vestlema rohkem selle AI-ga ja andma talle seda õiget sisendit, aga mida sealt saab alati on tekstide osas selline ideed, et kui endal ideed otsa on saanud, aga muid asju ka, et seda võiks tõesti nagu näidata rohkem seda ChatGPT nagu kasutamist, et see on väga hea mõte. Aga kirjutage teised ka, et mis teemad teid huvitaksid ja mina nii kaua hakkan oma ekraani jagama ja hakkangi rääkima siis sellest teemast, mis täna teemaks on, et soovitusturundus. Ja võite soovitada vabalt inimesi nimetada, kas või iseennast, nagu see Toots soovitas Teelele ennast, et võib täiesti vabalt ennast üles anda ja öelda, et ma olen tegelikult näiteks sellega viimasel ajal tegelenud või ma olen õppinud näiteks selle asja selgeks, et see turundusampsu mõte ongi oma oskuste jagamine teistega, et teistel oleks natukene lihtsam siis neid turundustöid teha. Nii, vaatame, kas ma leian siit selle Zoomi ka üles. Ma olen täna siin natuke virvarr endal. Nii, kohe. Ja jagan ekraani. Nii. Ja täna ma siis tahtsingi rääkida soovitusturundusest ja natukene enne kui hakkan näitama seda tööriista, mida mina olen kasutanud, siis natukene räägime ka sellest, et miks üldse tasub nagu mõelda selle peale, et panna inimesed rääkima oma teenusest või tootest. Ma arvan, et see loomulikult tundub nagu selline ilmselge vastus, et seal on erinevaid nagu nüansse, et võib-olla kõige sellisem. Okei, hakkame järjest minema lihtsalt. Esimene asi on siis sotsiaalne tõestus. Et ma ei tea,
sa enda peal tõenäoliselt oled kogenud seda, et kui üks suur ja ilus uhke brändi nimega ja ilusa viimistletud logoga mingisugune asi pöördub sinu poole ja ütleb, osta nüüd, ainult nii vähe maksab või midagi sellist, siis võrreldes näiteks, kui sinu naabrinaine üle aia hõikab sulle, kuule, kas sa nägid, et selline toode on, et selline kampaania on, mis emotsioone sul need kaks erinevat versiooni nagu tekitavad? Üks, minu puhul, minul endal on niimoodi, et ma tunnen, et üks jätab mind nagu, ikkagi ma olen väga skeptiline, et nagu mis asi, kes asi, mis ta tahab. Aga kui minu tuttav naabrinaine hõikab mulle midagi, siis loomulikult ma olen hoopis teistmoodi kohe meelestatud. Et mis on hästi tugev asi siis selliste sotsiaalsete või ütleme soovitusprogrammide kasutamisel on see sotsiaalne tõestus. Et inimesed siis soovitavad, reaalsed inimesed soovitavad teisele inimesele. Loomulikult kõrge ROI, see tähendab seda, et need, kes on reklaami eest maksavad igakuiselt, oleneb, kui suur sul see reklaami eelarve on, aga mõnel on see ikkagi nagu väga priske, siis see teab seda, et iga klikk tegelikult maksab, on ju, reklaamis. Aga kui sa suudad panna soovitama sinu kampaaniat või sinu pakkumist, ma ei tea, 10 inimest, kes soovitavad seda omakorda näiteks ütleme 10 inimesele, siis need tegelikult on sinu jaoks tasuta saadud nii-öelda klikid. Aga mis veel parem on see, et inimene, kes soovitab nagu teisele, tavaliselt oskab tuua välja need väärtuspakkumised, mis on kõige relevantsemad selle kasutaja jaoks. Et mis meil juhtub nagu turundajatena, ettevõtte omanikena, on see, et me oleme tihti, meil tekib selline see pime nurgad tekivad, nii nagu autosõidus vahepeal sa lihtsalt vaatad appi, kus see mootorrattur välja hüppas või appi, kus see jalgrattur järsku välja hüppas. Et sa lihtsalt ei pane tähele. Ja see on nii loomulik, sellepärast, et me oleme selle oma ettevõtte sees, me oleme oma pakkumise sees, me oleme nagu mingi asja sees nii tugevalt. Ma ei tea, kas sul on vahepeal nii, et minul on küll, et kui ma mingit uut projekti hakkan turundama või tegema, ma elan sellesse nii sisse, et vahel hommikul esimese asjana võtan selle pakkumise lahti ja hakkan kohe vaatama ja nii edasi, et ma ühesõnaga elan ja hingan mingi asja sees. Ja see on täiesti loomulik, et ma tegelikult kaotan ära selle objektiivsuse. Aga mis on hea, kui teised inimesed soovitavad sinu toodet või pakkumist, on see, et need teised inimesed toovad välja nüansse, mille peale võib-olla sa ise ei tulegi. Mul on nii palju olnud neid kordi, kus inimesed tulevad ja annavad paluvad tagasisidet näiteks oma, ma ei tea, kampaanialehele või maandumislehele või ma pean neile tegema seda maandumislehte ja ma küsin, mis on need siis need väärtused, mida sa seal pakud, nii-öelda, mida sa kliendile serveerid. Ja see on täiesti hämmastav, et mõnikord ettevõtte omanikud ise ei teagi, mis on nende ettevõtte tegelik väärtus. Et nad ei tea neid nüansse, mida päriselt inimesed nende ettevõttes väärtustavad. Nii et selles mõttes see soovitusprogrammi nagu tegemine võib olla iseenda jaoks ka hariv, et sa vaatad, kuidas inimesed sõnastavad sinu toodet, kuidas inimesed sõnastavad sinu pakkumist, kuidas inimesed sõnastavad sinu kampaaniat ja mida nad seal üldse välja toovad väärtusena. Ja sa võid avastada seal, et vau, et ma ei teadnud, et see ka veel on väärtus minu toote juures. Ja nagu ennem rääkisin, see sotsiaalne tõestus, et läheb natuke kokku see skeptilisuse vähendamine, et see sama näide, et kas naabrinaine räägib sulle või räägib sulle ilusa logoga mingisugune ettevõte tundmatu nimega, et mis emotsioone ja tundeid see sinu sees tekitab. Ja inimesed on tohutult skeptilised. Ma ise hiljuti just tegelengi ühe hästi põneva projektiga, kus varsti sellest räägime lähemalt, aga olen pannud siis selle projekti jaoks, teen sellele siis nii-öelda kampaanialehte, maandumislehte ja esitlen seda ja olen pannud kokku testrühmad, võib-olla keegi teie hulgast on ka seal testrühmas sees. Ja ma olen ikka saanud niimoodi, et panen ütleme sellele kampaanialehele mingi teksti üles või muudan seal midagi ja siis palun jälle testrühmal tagasisidet anda ja ma ütlen ausalt, ma olen saanud niisugust peapesu, mida ma viimasel ajal ei ole saanud, sest ma tegelikult pole lihtsalt küsinud seda. Ja ma olen näinud seda, kui skeptilised tegelikult inimesed on. Ja loomulikult, kui ma ise ka mõtlen, kui ma vaatan mingit
tundmatud ettevõtet, tundmatud kampaaniat. Kui see on minu jaoks näiteks esimene kokkupuude selle ettevõttega, siis minus on see skeptilisuse tase, et kui nad midagi väidavad, nad ütlevad näiteks, et nad, ma ei tea, parandavad mu elu kvaliteeti või teevad midagi palju paremaks kui varem, siis loomulikult mul tekib see kahtlus, et kuidas, miks või mis nad teevad, kus on see konks ja nii edasi. Aga jah, et kui sa kasutad siis sellist sotsiaalset kampaaniat, siis sa vähendad seda skeptilisuse taset. Ja miks on see hea? Sellepärast, et sa saad juba endale nii-öelda eelsoojendatud sihtrühma pardale. Et inimesed, kes tulevad sinu toote või pakkumise juurde läbi sõprade või tuttavate soovituste, siis need inimesed tegelikult ka on juba nii-öelda eelsoojendatud. Nad on juba positiivsemalt meelestatud, nad ei ole enam nii skeptilised, nad on juba ootusärevalt meelestatud ja nad ei hakka iga sellise isegi sinu võib-olla eksimuse või mingi muu asja peale nagu seda pakkumist nagu kinni panema. Aga mõtleme selle peale ka, et mis siis tegelikult motiveerib jagamist, sest üks asi on see, et sa seadistad tehniliselt oma selle kampaania. Teine asi on see, et sa korraks teen ühe asja vahepeal, vabandust, ma tahan võtta ette need kommentaarid, muidu äkki te kirjutate midagi põnevat ja ma ei näegi, mida te kirjutate. Nii, kohe. Ahah, te ei olegi veel midagi kirjutanud. Kirjutage ikka, mis turundusampse te tahate, sellise küsimus, kes on hiljem natuke liitunud, siis küsisin, et milliseid turundusampse te tahate, mis teemadel, milliseid kõnelejaid, esinejaid tahaksite, keda kutsuda, ise ennast võib soovitada. Nii et pange julgelt oma mõtted ja ideed ja need, keda te soovitate ka. Ja nüüd ma jagan uuesti oma ekraani ja me jäime pidama siia slaidi juurde, et kui sa paned seda soovituskampaaniat üles, siis üks asi on see, üks asi on see tehniline seadistamine, mis on ka, kui sa õpid alles seda tööristada tundma, siis see on omajagu peavalu, aga ma ütlen ausalt, veel raskem on välja mõelda seda sisu ja öeldakse, et lihtsate asjadeni jõudmiseks, lihtsate asjade jõudmine on raske ja see tõesti on nii, aga üks asi, mis võiks olla sellel soovituskampaanial nagu põhireegel on see, et see on hästi lihtsasti arusaadav kõikidele. Aga mõtleme selle peale, mis siis motiveerib tegelikult inimesi jagama ja siin on mõned mõtted, et need ei ole alati see, et peab raha jagama või peab mingeid kingitusi ja auhindu jagama. See on alati siuke lihtsam tee. Ma ise tunnistan ka, et ma kuidagi olen kaldun vahepeal liiga kiiresti nagu selle kergema tee peale, et anname lihtsalt mingeid auhindu, anname, ma ei tea, mingeid boonuseid ja asi on tehtud, aga tegelikult me on veel erinevaid nagu selliseid võimalusi, mille peale rõhuda ja ilma milleta tegelikult, kui sa need punktid välja jätad, siis isegi kui sa pakud seal raha või sa pakud mingeid auhindu, siis tegelikult see ei ole nii mõjus. Aga miks inimesed jagavad teistega sisu? Esiteks sellepärast, et neis tekitab see emotsiooni ja see emotsioon võib olla negatiivne, see emotsioon võib olla positiivne, selles mõttes ei ole vahet, aga see peab tekitama nendes emotsiooni ja siis nad on hea meelega jagavad seda ka teistele. Jagatakse kasulikku infot, et ei taheta jagada loomulikult enda nimelt. Mõtle isegi selle peale, et kui sina hakkad Facebooki kasutaja oled sa tõenäoliselt, et nagu sa praegu siin oled, siis Facebookis sa ei hakka ju postitama, vähe neid inimesi, kes julgevad postitada enda seinale igasuguseid asju nagu enda kohta. Ma ei tea, mida nad täna hommikul sõid, kuidas nad ärkasid. Neid inimesi on, sest ma arvan, et see on ka see tuleb harjumusega, et lõpuks, kui sa nagu ületad mingid kivid üle nagu või mingid hirmud üle, siis lõpuks sa oled valmis ja avatud nagu kõigest jagama. Aga enamik inimesi väga valib, mida ta oma Facebooki seinale paneb. Ja samamoodi ka kampaaniate puhul. Muidugi on selliseid sarijagajaid, iPhone'i kampaaniad ja kõik, mis need meil on olnud, on ju inimesed postitavad oma seinale, aga need ei too tõenäoliselt sulle ka erilist sihtrühma kohale, sest ma vaatan, kas mul võib-olla ei ole seda punkti siin, aga üks uuring, mis ma ise nüüd vaatasin seoses nende soovituskampaaniate nagu tegemisega, et inimestel on omad krediidiskoorid nii-öelda ja sotsiaalmeedias ka, et väga sõltub, milline inimene jagab sinu pakkumist. Et kui see on inimene, kes ongi jaganud, osaleb igal, ma ei tea, iPhone'i loosimismängul, siis teda võetakse väga vähe
tõsiselt, aga on inimesi, kes hoiavad oma seina sellise kvaliteetsena ja kui tema juba midagi soovitab ja postitab, siis inimesed nagu tulevad, nii et selles mõttes nagu mida paremat sisu sa lood, et inimesed saaksid seda nii-öelda uhkusega või oma staatuse sümbolina jagada oma seinal, seda tugevama krediidiskooriga inimesi sa jagama saad. Mida tugevama krediidiskooriga inimesi sa jagama saad, seda võimsam ja mõjusam on sinu sõnum. Siis inimesed on nõus jagama väärtusi, et kui nad väärtustavad näiteks, ma ei tea, loomi, loodust, mingid sellised asjad on ju, et kõik see, mis siis nagu läheb kokku nende enda väärtustega, siis jagatakse eneseväljendust, kõik, mis aitab neil endal väljendada iseennast, et ma ei tea, kui kerge sul on öelda ühe lausega, kes sa oled. Kui sa peaksid ennast tutvustama, me pidevalt seda peame tegema, ükskõik kas oleme sõpruskonnas, oleme mingi auditooriumi ees, järsku keegi viitab meile, ütleb, et palun räägi paari sõnaga iseendast. Kui lihtne sul on iseendast rääkida? Kas oskaksid ühe lausega öelda, kes sa oled? Ma hiljuti just iseendale nagu esitasin selle küsimuse, sest igal pool muidugi me räägime natuke erinevat juttu, sest me olemegi erinevates rollides võib-olla, et kui sa oled näiteks sõbrannadega koos, siis sa võib-olla räägid, ma olen ema 4 lapsega. Kui sa oled seal, ütleme, ma ei tea, kuskil ärikohtumisel, siis sa räägid, et ma olen turundaja ja nii edasi, et sa võtad need rollid ja vastavalt sellele sa räägid. Aga identiteet see on üks põnev teema. aga selles mõttes, et kõik see, mis seostub meie identiteediga, et ütleme, et need turundajad, kes suudavad haakida oma turundussõnumi inimese identiteedi külge, nad on väga tugeva nagu sellise seose leidnud oma sihtrühmaga. Et seda tasub mõelda, et mis on see sinu brändi väärtused, mis on see, mis võiks nagu olla see, mis väljendab inimese identiteeti ja kuidas seda siis kõike nagu sõnastada. Et ma tean, et see oli praegu selline ümmargune ideaalne selline jutt, seda praktikas teostada on keerulisem, aga võib-olla see aitab, see mõttekäik natukene aitab sul liikuda nagu selles suunas, et millist sisu siis pakkuda seal soovitusturunduses. Siis sotsiaalne valuuta, sellest me rääkisimegi, ma mõtlesingi, kas see on mul eraldi nagu siin olemas, aga see on seesama siis, mis ma mõtlesin, et inimeste see krediidiskoor nii-öelda, et kui mõjuv see inimene seal sotsiaalmeedias on. Ja mõjujõud selles mõttes ongi, et kui sa nagu annad inimesele võimaluse midagi mõjutada, muuta, mis on see on järjekordne selline suur teema nagu identiteet, et mis tekitab inimeses selle tunde, et ta saab midagi muuta, et ta saab midagi mõjutada ja kui sa suudad seda oma soovitusprogrammi panna, siis ka see on üks põhjus, miks inimene on valmis seda jagama. Ühenduse loomine teiste inimestega, selle brändiga võib-olla rohkem sellist kontakti, siis auhinnad ja kingitused, mis on, kui me nagu mõtleme praegu ja ma toon näiteid ka kohe varsti, vaatan kella ka, oi, meil on kell läheb päris kiiresti, et siis peamiselt minnakse nende lihtsama vastupanu, et auhinnad ja kingitused, aga kui need eelnevad punktid on ka suutnud ära nagu öelda, siis tegelikult on kõik väga hästi ja huumor muidugi. See on ka üks niisugune asi, mida inimesed alati jagavad ja toetuse avaldamine kellegile. Need olid niisugused mõtted, mida sa saad ise edasi uurida, mõelda, aga siin on mõned näited ka. Näiteks Google Workspace, kes on siis teinud sellise soovitusprogrammi nagu Business Starter ehk siis $8 ühele kasutajale iga kord, kui keegi sinu kaudu siis liitub. Et see on siis selline konkreetne rahaline preemia ja sõltuvad sellest, mis paketi see võtab, sellise summa sa siis saad. Siis Dropboxil oli, Dropbox on, kui sa guugeldad, et soovitusprogrammide näiteid inglise keeles näiteks, siis tavaliselt tuleb alati Dropbox kõige esimesena ette, et ma isegi tea, ma ei ole uurinud seda taustalugu, et tõenäoliselt nad olid ühed sellised nagu võib-olla esimesed, kes hakkasid seda siis kasutama, seda soovitusprogrammi, ma ei tea, ma täpselt tegelikult ei tea. Ja nendel oli hästi lihtne sõnum, mis saab siis nii-öelda ühe lausega ära öelda. Sina ja su sõber saate mõlemad 500 megabaiti tasuta ruumi. Et nii Uber, siin on mul jäänud slaidile see nimi vahetamata, aga tegelikult siin on Uberi kampaania. Olemasolevad kui ka uued kasutajad saavad allahindlust oma järgmise sõidu eest. Ka selline lihtne sõnum ja see ongi nagu kõige-kõige olulisem. Aga vaatan mõnda Eesti näidet ka. Ma siin guugeldasin natukene enne. Siin on selline leht nagu Salu, mis siis pakub tervishoiuteenuseid
ja kutsu sõber liituma ja kasuta salu tasuta. Ja siin on nad siis lahti kirjutanud, mida nad siis pakuvad. Kutsu sõber liituma ja kasutad ise salu tasuta. Võid teenida kuude kaupa tasuta salu teenuseid, pakkudes samal ajal oma sõpradele eksklusiivseid soodustusi. Et see on natukene võib-olla keerulisem, selles mõttes, et sa ei saa nagu ühe lausega ära öelda konkreetse asja, mida inimene saab. Sa ütled kuude kaupa, mis see tähendab, kas 1 kuu, 2 kuud, 3 kuud, mis see tähendab, on ju. Aga samas, ma ei tea, kuidas sinul on, aga see tekitab huvi. Et ikkagi nagu esiteks üleüldse, mis asi see salu on ju. Aga teiseks, et kuidas siis seda teha? Et see tekitab huvi, et saad tasuta mingisugust teenust tarbida kuude kaupa. Ja sellepärast tõenäoliselt, et neil on selline natukene keerukam soovitusprogramm, on ju, siis nad on siin sellega lahti kirjutanud ja rääkinud siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sammu, kuidas see asi töötab. Et ma ei ole päris põhjalikult seda läbi lugenud, aga mulle tundub see praegu, et see on ka nagu arusaadav ja söödav ja mõjub nagu suht ahvatlevalt. Siis vaatame näiteks investeerimisvaldkonnast ühe näite. Me maksame sulle 2,5% sellest, mida sinu soovitatud kaasinvestor teenib meiega igavesti. Ja mis siin on lahe, on see, et siin on kalkulaator, et põhimõtteliselt sul on võimalik välja arvutada, et see on alati nagu põnev inimestele, alati midagi interaktiivset, millega nad saavad mängida. Et kui ma soovitan 100 inimesele, mis siis juhtub, kui ma soovitan 20 inimesele, mis siis juhtub, et selles mõttes on nagu alati huvitav, kui inimene saab ise mängida sellel lehel nagu edasi. Ja viimane näide, meie kõigi tuttav Rimi poekene. Ütleme, kas see on ikka õige link? Ja siin on siis kutsu sõber Rimi e-poest tellimust tegema, saate mõlemad sooduskoodid. Unikaalne kood on leitav sinu e-poe konto alt ja saad esimeselt e-poest 20%, teeni preemia iga kord, kui keegi sinu sõpradest teeb Rimi e-poes esimese eduka ostu sinu jagatud koodiga, saad 10% allahindlust tavahindadega toodetelt. Ja siin on siis rohkem jällegi lahti selgitatud, kuidas kõik see toimub, et tõesti seda ma olen näinud, et peab puust ja punaseks nagu ette tegema inimestele. Ja nüüd siis ongi meil jäänud veel 10 minutit. Ja ma lubasin näidata siis, mis mina olen teinud, millist tööriista mina olen kasutanud. Et ma võtan näiteks, ma olen siin praegu juba natuke rohkem teinud, aga ma võtan näiteks kodulehe tegemise väljakutse, mida ma varem nagu oligi põhimõtteliselt reklaamimine ja inimesed, ma tean, et soovitasid seda, sest lihtne on soovitada, see on muidugi tasuta selline koolitus nii-öelda, et see on võib-olla üks asi, et mis jäigi mul võib-olla sealt slaididelt välja, aga mõtle ka välja, et mis asi see siis kokkuvõttes on, mida inimesed nagu soovitavad. Et tasuta asja on palju lihtsam soovitada kui juba rahalist asja, et seal peab olema palju rohkem argumente ja nii edasi. Aga kodulehe tegemise väljakutse. Ja nüüd viimane kord, siis ma näitan neid numbreid ka siin, oli siis tänu jagajatele jõudis üle 3000 inimese ja 740 inimest siis nii-öelda klikkisid selle peale ja konversioon siis 23,6% oli üldiselt ja jagamisi oli 578, 110 inimest siis osalesid sellel väljakutsel tänu soovitusprogrammile. Et üks asi on see, et jah, see on väga tore number, et 110 reaalset inimest jõudiski nagu kohale, aga veel toredam on see leviala, et ta levis. Need, kes siis teavad, kes panevad reklaami jälle raha, teavad, mis tähendab ühe kliki hind, võivad siin arutada natukene, et mida see tegelikult oleks rahas nagu maksma läinud. Aga põhimõtteliselt, nii nagu siin slaidil oli ka näide, et soovitusprogramm on väga kõrge roiga, et kui sa oled selle nii-öelda üles endal seadistanud, siis tegelikult on ainukene, mis sultselt nii-öelda tulema hakkab, on puhas kasum ja mitte ainult nende siis inimeste pealt, kes liituvad, vaid just nimelt tegelikult selle kõlapinna pärast. Ehk siis inimesed näevad ükskord seda kampaaniat, võib-olla nad ei reageeri, võib-olla nad ei registreeri konkreetselt, aga nad ikkagi näevad seda ja kui järgmine kord nad näevad seda sama asja, siis nad on juba nii-öelda enam-vähem tuttavad ja turunduses me teame seda, et iga soojendatud klient on odavam rahaliselt kui külm klient, kes esmakordselt näeb, et öeldakse, et keskmiselt 7 võib-olla sellist kokkupuutepunkti peab inimesel olema.
ja siis ta lõpuks nagu on valmis tegema selle ostu ja mina kasutangi siis sellist tööriista nagu Prefineri. Ma olen ennem kasutanud WordPressiga seotud ka kahte erinevat pluginat. Et üks plugin oli tegelikult täiesti okei. Mul nüüd tule praegu see enam meelde, ma võib-olla, kui keegi on huvitatud, kirjutage kommentaarid, ma võin otsida selle üles ja panna. Aga nii kui ma selle Prefineri leidsin, siis mis mulle meeldis võrreldes selle pluginaga oli see, et see Prefineri saadab ka sõnumeid välja, automaatseid sõnumeid. Ja minul oli päris keeruline see auhindade süsteem, mis ma siin välja mõtlesime. Et me hakkasime auhinnast või premeerima inimesi iga sammu eest, et kui ta soovitas kui tema kaudu liitus üks inimene, siis ta sai näiteks e-raamatu, kui tema kaudu liitus 3 inimest, siis ta sai meiliturunduse koolituse, kui tema kaudu liitus 5 inimest, siis ta sai veebitekstide kirjutamise ja SEO koolituste salvestused, kui tema kaudu liitus 10 inimest, siis ta sai copywritingu koolituse ja need on nüüd kõik digitaalsed tooted, et nagu sa näed, siin on sellised ikoonid ka Prefineril olemas, siis põhimõtteliselt sul on võimalik nagu iga auhinna juures ära määrata, kas see on manuaalselt edastatav auhind või see on automaatselt edastatav auhind. Kui see on digitaalne nagu asi on ja mida on oluliselt lihtsam endal siis pärast ka hallata, siis sul on võimalik tegelikult ära automatiseerida, nii et kõik läheb digitaalselt kohale ja minul ongi põhimõtteliselt kõik välja arvatud, siis oli vist see 15 referali siin, on kõik automatiseeritud. Nii et põhimõtteliselt ma seadistasin selle kampaania, tõesti selle väljamõtlemine, nende auhindade väljamõtlemine võttis oluliselt rohkem aega kui see seadistamine, see näitab seda, et see Prefineri on selline minu jaoks väga intuitiivne ja lihtne kasutatav programm, aga kogu selle sisu väljamõtlemine ja nende e-kirjade seadistamine, see loomulikult oli nagu suurem töö. Aga kui see on tehtud, siis põhimõtteliselt sa lased selle kampaania oma elu elama. Ja kuidas see siis töötas, see oligi niimoodi, et inimesed siis registreerisid. Siin kõrval on näha selline natukene pikem vorm, mida nad täitsid ära. Ja niipea, kui nad ütlesid, jah, ma soovin osaleda, vaatan, siit praegu tegelikult ei näita mulle seda, aga siis ilmus neile ette selline tekst. Nii et edaspidi ka, kui nad tegelikult läksid oma IP-aadressilt oma arvutiga uuesti sinna lehele sattusid, siis juba see süsteem näitas neile ära, et sa oled juba soovitusprogrammiga liitunud, et sa ei pea enam liituma ja oligi üleskutse, et oled kirjas, on ju, ja siis üleskutse, et soovitama ka sõpradele ja unikaalne link. Et mis mulle meeldis ka selle Prefineri puhul, et inimesed said endale unikaalse lingi, nii et nad võisid seda ükskõik mil viisil nagu jagada. Nad võisid seda otse saata meili kellelegi konkreetsele inimesele, nad võisid selle kopeerida selle lingi, panna oma postitama sotsiaalmeediasse, sest kuigi on olemas siis ka need vaatan, kas ma saan siit, jah, ma saan siit preview vaates näidata, et kuigi tal on olemas ka need linkid, mille kaudu inimene siis saab klikata ja kohe minna siis näiteks, ma ei tea, Messengeri või Facebooki ja jagada seal, aga tal on võimalik võtta ka kopeerida see link ja teha ise nagu see postitus. Et kuna näiteks minul on päris suur meililist, siis sellised kampaaniad mulle meeldivad, kus ma saan võtta lingi, et siis ma näiteks võtangi selle lingi, kirjutan kirja valmis ja saadan oma meililistile välja, et mitte ei pea ilmtingimata nagu Facebook, sest kuigi jah, kui ta nüüd klikkab siia Facebooki, ma ei hakka praegu minema, sest ta hakkab mul nõudma seda sisselogimist siis uuesti, ta annab sulle seal sellise eelvaate, mida sa saad ise seadistada ja inimene saab lisada siis oma jutu sinna juurde, et kuidas ja mida oma sõnadega. Et selles mõttes on nagu ikkagi kõik, see ei ole nii, et ta lihtsalt jagab ja lähebki vupsti kohe välja ja inimene ei saa ise kontrollida, mil viisil ta välja läheb, et kõike tegelikult need, kui ta siin klikkab, siis ta saab tegelikult ise seal mudida ja sõnastada seda enda ja sõprade jaoks või tuttavate jaoks, nii nagu tema ise tahab. Aga jah, see unikaalne link, mis mulle meeldis siin rohkem ja siis mulle meeldis loomulikult see, et sa said seadistada e-mailid ja e-mailid on tegelikult väga toetav asi soovitusprogrammi juures, et inimesele meelde tuletada, et on vaja erinevaid kanaleid, mille kaudu inimesele siis nagu jõuda. Ja siin põhimõtteliselt sul on võimalik siis seadistada erinevaid tüüpe meili, erinevaid sellise triggeriga, et kui ta näiteks on kas imporditud, ehk siis sul on list alla laetud või kui inimene täidab ära selle programmi või kui ta soovitab näiteks sõbrale, et millise nii-öelda triggeri või päästiku puhul siis see e-mail aktiveerub ja sa saad seadistada ka, millal see aktiveerub. Ja siit edasi läheb siis selle e-maili tegemise peale ja seal sa saad valida, kas sa teed nagu HTML-i
tekstina ehk siis ise kujundad seda või sa võtad selle nende enda kujunduse ja üldiselt need on ka nagu, seal ei olegi midagi kujundust, seal on selline lihtne kiri ja tegelikult see töötab väga hästi. Ja need e-mailid siis tuleb ka ära seadistada, auhinnad läbi mõelda, see signap ehk siis see vorm ära teha, see vormi ühendamine WordPressiga on siis põhimõtteliselt embed koodiga ja niimoodi põhimõtteliselt see kampaania siis ellu äratatakse ühel kodulehel. Et see on siis selle minu tööriista, mu lemmiktööriista tutvustus, neid on kindlasti palju rohkem veel. Palun kirjuta kommentaari, millist tööriista sina kasutad, et oleks väga huvitav teada. Kas sa oled kasutanud midagi? Äkki sa oskad soovitada teistele midagi? Ma tean, et üks, mis oli hästi tuntud, oli, mis ta nimi oli? Mul tuleb meelde. AppViral, et seda ma tean, Eestis on kasutatud, aga ma vaatan korraks, mis nende hinnakiri on. Neil oli päris minu meelest krõbe hind. 14 päeva oli tasuta viimane kord, kui ma vaatasin, aga AppViral näiteks jah. Aga kirjuta kommentaari, mis kogemused sul on, milliseid tööriistu sa oled soovitusprogrammis kasutanud ja mida sa soovitaksid nagu teistele ka. Ja tänaseks siis ongi kõik, tõmbame otsa kokku. Selline turundusamp siis soovitusprogrammi teemal. Aitäh, kes te olete kommentaaris lisanud veel teemasid, mida võiks puudutada. Jätkuvalt see, kes järgi vaatavad, see kommentaarium on avatud selleks ideede jaoks, et mida turundusampsudel võiks rääkida ja näidata ja suhtlemiseni siis uuel nädala reedel jälle ja toredat nädalavahetust teile kõigile.